Tervist ka minu poolt. Jah, minu nimi Mikk Tootsi, ameti nimetuseks siis päikeseenergia salvestusteenuse juht ja räägingi siis lähemalt, mis põnevat selles sektoris toimub. Jah, kui varasematel aastatel on olnud nagu fookus ja buum lihtsalt selliste päikeselahenduste paigaldamisel, päikesepaneelide paigaldamisel, siis nüüd on see fookus on nihkunud täislahenduste peale. Ehk täna me räägime, mis on siis selle täislahenduse väärtus, millele me peaksime nende lahenduste planeerimisel just siis fookus panema ja kust tuleb siis sääst, kust tuleb see võit, et mis on see investeeringu maht ja mis on siis see sääst ja see võit, mis me sealt selle investeeringu pealt vastu saame. Et räägime just siis nendest täislahendustest, kus me lisaks päikesepaneelidele toome juurde ka siia veel akud, toome juurde siia tarkuse ja hakkame seda terviklahendust siis juhtima selliselt, et klient saavutaks kõige suurema kasumi. Aga kõigepealt siis baasteadmistest uuesti, et millest päikeselahenduse võit üldse tuleb. Et võit tuleb sellest, et me toodame ise lokaalset energiat ja kõige suurema säästu me saavutame siis, kui me selle lokaalse energia, selle lokaalselt toodetud energia tarbime ka koha peal ära. Ehk säästame selle pealt, et samas mahus energiat ei pidanud me nendel siis tundidel ostma võrgust ja tuletame meelde, et võrgust ostes peame alati maksma ka kõik lisaks elektri hinnale, ka kõik muud tasud, võrgutasud, aktsiis, taastuvenergiatasu ja veel ka siis käibemaks eraklientide poole pealt rääkides. Et kogu see, kõik need elektri hinnale lisanduvad tasud võrgust ostes elektrit, et see teebki lõpuks elektri kulukaks. Ja kõige suurem sääst on see, kui me ei pea elektri hinna eest maksa, me ei pea maksma ka siis nende lisakulude eest, mis elektri hinnale lisanduvad. Ehk kõige nii-öelda paremini planeeritud päikeseenergia lahendus on selline, kus me võimalikult palju toodetavast energiast tarbime koha peal ära. Aga jätkuvalt kõik ülejääv energia on võimalik võrku müüa, aga siin on siis oluline märksõna see, et mis on siis selle börsi hind sellel tunnil, kui me seda ülejääva toodetud energia võrku müüma peame. Sellest räägime siis ka kohe lähemalt, et kuidas seda just ka enda jaoks optimeerida. Aga olen siin all natuke välja toonud, et mis on olnud siis näiteks viimase 12 kuu kaalutud keskmine päikesepalestiste tundide elektri hind. See kaalutud keskmine elektri hind tähendab siis seda, et need tunnid, kus konkreetne päikeseelektrijaam energiat tootis, me oleme võrdlenud siis iga tunni kogust selle tunnil olnud siis börsi hinnaga ja saanud siis viimase 12 kuu selle nii-öelda võrku müüdud või siis samal ajal toodetud siis elektri väärtuse, hinnates seda vastu siis kaalutud keskmist börsi hinda nendel tundidel. Ja miks on oluline välja tuua, sest et tõesti viimasel aastal on väga palju kaja olnud ja väga palju selles mõttes ka meedias olnud fookus sellel, et energiaturg on järsult muutunud volatiilseks, meil on päevased elektrihinnad on väga madalad, see süü või siis põhjus on just sellel, et on lisandunud väga palju taastuvenergiaallikaid turule, enne kõike siis päikesejaamasid, mis toodavad kõik üldiselt siis kui päike paistab ehk keskpäeval ja see on ka nihutanud meie elektrihinnad alla. Tõesti, me näeme väga tihti päevasid, kus see elektrihinna graafik on selline, et hommikul on ta kõrgem, päeva jooksul langeb jälle alla ja õhtul jälle kõrgemale. Ja on päevi ja on tunde, kus ka nendel, eriti just nendel lõunatundidel on elektrihinnad ka näiteks miinuses. Et mil hetkel justkui päiksepaneelidest nagu võrku toodetud energia kindlasti suurt kasumit ei too, aga koha peal tarbides jätkuvalt saavutame võidu, et me ei maksa võrgutasude pealt. Aga see 78 eurot megavatt-tunni kohta ikkagi näitab seda, et isegi selle volatiilsuse juures nii-öelda lihtsalt tavalise päikese elektrijaama kasutamisel on see kaalutud keskmine elektri hind ehk selle iga toodetud megavatt-tunni väärtus aasta lõikes piisavalt kõrge, et sellel projektil oleks jätkuvalt ütleme, et sellel projektil on jätkuvalt jumed, sellel on tasuvusaeg ja see on mõistlik. Et siia võin nagu näiteks tuua, et siis kui tehti
kui planeeriti ja ka ehitati valmis välja need suured põllupargid siin alates aastast 2018 hakkas pihta, 2020 edasi, et siis kõik need äriplaanid, finantseerimise plaanid, kus ka pangad olid nagu osalised, et siis elektri hind oli väga stabiilne, oli pigem madal. Nende äriplaanides kasutati sisendiks 50 eurot megavatt-tunni kohta. Ehk jah, me olemegi lihtsalt oma elektrihindadega kasvanud sinnamaale, et isegi kui meil päevastel aegadel on tunnihinnad madalad, siis see keskmine hind on piisavalt kõrge. Aga sellegi poolest ka meie Enefitis arendame oma teenused sellisena, nagu see turul nõudlus on. Ja kuna me näeme seda, et see turu volatiilsus on loonud meile, ütleme, et ta on ühtepidi loonud siis just päikeseparkide omanikele, inimestele ja ettevõtted, kes on planeerinud just päikesepaneelis investeerida sellise murekoha, aga teistpidi see annab võimaluse just vastu seda volatiilsust mängida ja just pöörata see enda kasuks. Ehk siin tulebki siis nüüd märksõnaks aku, salvestuslahendused ja kuidas me seda targalt vastu neid elektrihindasid, vastu neid kõikumisi siis juhime. Näiteks üheks näiteks, mis me oleme Enefitis loonud, ongi just see, et kaitsta siis kliente negatiivsete elektrihindade eest. Et kui sul on päikeseelektrijaam, siis nende madalate energiahindade eest kaitsmiseks kaks võimalust. Kõige parem selleks on kaasata salvestuslahendus ja juhtida oma tervikenergialahendust läbi siis akude. Aga näiteks kui on ainult siis tootmissuunalise eesmärgiga päikeseelektrijaam, siis on ka sellised väiksemaid investeeringut vajavad lahendused, kus me piirame ülejääva energia, võrku mineva energia nendel tundidel, kui reaalselt on energiahinnad miinuses maha, et klient ei peaks võrku suunatava kogusest peale maksma. Aga siin jah, kuna sellel teemal on ka meedias palju kajastust olnud, et ma jällegi rõhutan seda, et neid tunde tegelikult, kus on miinus, on üpriski väike. Ja kui on nii-öelda prosuumer ehk päikeseelektrijaam, kus on ka tarbimisvajadus, et isegi kui sellel tunnil ei suudeta kõike toodetud energiat kogust ära maksta, siis üldiselt need miinused meie siin piirkonnas on nii väikesed, ehk kui toodetavast energiast nendel miinustundidel ikkagi mingi kogus tarbitakse koha peal ära, siis see sääst võrgutasude pealt juba on piisavalt suur, et isegi kui mõni kilovatt-tund läheb sellel tunnil nagu võrku, et see sääst kaalub selle ikkagi üle. Et tuletan meelde, et kui elektrihinnad on negatiivsed, siis see ei tähenda, et nüüd võime kunstlikult kõik tarbijad panna tööle ja selle pealt hakkame teenima võrgutasusid ja kõik muid tasusid, mis me elektrihinnast maksame, mis järjest ka tõusevad, neid tuleb jätkuvalt maksta. Ehk et sealt see tegelikult kasu tulebki ja siin ongi see nagu märksõna jällegi, et kui me toodame ise elektrit, siis me oleme nende kasvavate võrgutasude eest kaitstud. Aga aku ja päike on siis nüüd see uus lahendus, mis tegelikult turul on juba olnud, ütleme, piisavalt ikkagi tugevalt üle aasta ja on kiirelt arenenud, on selge nõudlus just selle terviklahenduse vastu ja turg on aru saanud, et läbi selle lahenduse ongi võimalik saavutada kõige suurem võit. Aga aku ilma juhtimiseta, ütleme see terviklahendus ilma juhtimiseta, kus sul on päike koos salvestuslahendusega, ei loo nii suurt väärtust kui siis kogu nutikas terviklahendus. Nutika lahenduse all mõtlen siis lahendust, kus läbi meie tarkvara, meie loodud tarkvara juhime seda lahendust selliselt, et klient saaks kõige suurema võidu. Me võtame arvesse konkreetselt siis päevete elektrihinnad, me võtame arvesse kliendi mineviku tarbimise andmed, me selle abil ennustame ette võimalikud siis tarbimisvajadused järgneva 24 tunni jooksul ja sellise dünaamilise mudeliga, mis iga ajas pidevalt õpib, me saavutame kliendile kõige suurema võidu selle optimiseerimise pealt, ehk eesmärgiks on ennekõike see, et klient oma tarbimis nendel tundidel, kus tal on reaalne kõige suurem tarbimisvajadus, me võrdleme seda samal hetkel elektri hinda, mis sellel tunnil on, et klient ei tarbiks kallist elektrit. Ehk see energiakulu oleks võimalikult väike. Lihtsalt öeldes näiteks, et odavatel tundidel salvestame akusse energiat, hoiame seda seni kaua, kuni me näeme, et järgnevatel tundidel või ülejärgmisel tunnil on näiteks kliendi tarbimisprofiili järgi suur tarbimisvajadus.
ja sellel tunnil on ka väga kallis elektri hind. Täna nende volatiilsete turgude tõttu ongi olukorrad, kus meil üks hetk võib elektri hind olla 10 eurot megavatt-tundi ja paari tunni pärast võib olla see 400 eurot megavatt-tundi. Et isegi kui võrgutasud selle salvestamise peale arvestada juurde, siis saavutatav võit selle kahe hinna vahel on väga suur ja sealt tulenebki see aku lahenduse sääst. Ehk me salvestame akusse võimalikult soodsat energiat, me hoiame seda ennekõike selle jaoks, et katta ära kliendi tarbimisvajadus kõige kallimatel tundidel, vajadusel või võimalusel saame ka seda soodsat elektrit, mis on salvestatud kas võrgust või päikesest, müüa siis võrku, teenida siis sellega suuremat tulusust, kui nendel müügitundidel on elektri hind kallis. Et see on olevik, see on tulevik, terviklahendus, mis toob kliendile kõige suuremat kasumit ja nende tarkade lahenduste üheks positiivseks asjaks on veel, et need lisatuluallikaid, mis siia veel juurde tulevad avanevatest lisareservturgudest, on veel tulemas. Ehk täna me enam ei räägi lahendusest, kus lihtsalt tuleme, paigaldame sellised võtmekätte lahenduse ja ongi kõik. Täna on lahendus selline, kus me tegelikult planeerime, paigaldame, ehitame välja kõige optimaalsema lahenduse päikese koos akuga ja sealt koostöö alles hakkab, sest me hakkame seda juhtima, me hakkame kliendile teenima lisatulu ja kogu see hooldus, opereerimine, see jääbki nüüd siis selle kogu lahenduse elu ja vältel ehk olemegi Enefitina kogu selle lahenduse pika elu ja jooksul reaalselt olemas, mitte lihtsalt ainult nendel hetkedel, kui näiteks on mingi garantiijuhtum või mingi küsimus, vaid me igapäevaselt, iga hetkel, iga sekund seda jaama ka juhime, kuvame kliendile läbi meie platvormi, palju on saavutatud võitu ja palju klient on siis säästnud, hoidnud kokku selle pealt, et ei pea enam kallist elektrit võrgust ostma. Et see on see lahendus, kus me oleme väga palju fookust pannud ja mida me täna klientidele pakume. Ja siin üks näidislahendust just selles mõttes, et oleks hoomata ära, mis on selle päikeselahenduse, või ütleme siis selle terviklahenduse suurim võit, ongi see, et me säästame elektriarvetelt. Et üheks hoomatavaks viisiks, kuidas sellest aru saada, ongi näiteks siin presenteerida praegu teile siis lahendust koos osamaksete mudelitega, kus ei pea tegema kogu investeeringut kohe ära, vaid saab selle siis ajatada vastavalt siis kokkuleppele konkreetsele perioodile, nii-öelda kuumaksete näol. Ja siis meil tekibki konkreetne võit, kus me saame näiteks aasta ja kuu lõigetes ka näidata, aga aasta lõikes lihtsam siis praegu siin demonstreerida, et kui meil praegu ilma tootmisüksuseta, ilma päiksepaneelideta, ilma akuta on elektriarve 10 000 eurot, siis pärast, kui me lisame siia päikesepaneelid, me lisame siia salvestuse, me juhime seda targalt, nii et me saavutaksime võimalikult suure võidu, ehk kliendi kulu võrgust ostetava elektri peale oleks võimalikult väike. Isegi kui me lisame siia juurde siis selle aastase makse selle terviklahenduse peale, siis me hakkame iga aasta juba saavutama kliendile võitu, ilma et klient peaks tegema täiendavat suurt investeeringut. Ehk see ongi miks päikesepaneele paigaldatakse, miks akulahendusi paigaldatakse. Eks seal ole väga palju emotsionaalseid põhjuseid, me oleme näiteks salvestuslahendustel on võrgukatkestuste puhul klient kaitstud ja muidugi see roheteekonnal kaasas olemine, aga ennekõike mõõdame ikkagi seda ka suures pildis kasumise rahas selle lahenduse väärtust ja sealt see tulebki, et me hoiame oma energiaarvetelt kokku ja meil on võimalik seda võitu hakata saavutama juba alates esimesest päevast, nii kui see lahendus tööle hakkab. Ehk jällegi kokkuhoid elektrikuludelt, üleüldiste püsikulude vähendamine. Läbi selle on võimalik juba planeerida oma tuleviku rahavoogusid paremini. Teame, kui palju tegelikult me saame kokkuhoida energiakulude pealt, palju vabaneb raha muudeks investeeringuteks. Lahendus, mis on täna juba toob väga palju kaitset siis nende energiakulude vastu, aga võttes arvesse tegelikult seda, mis suure hooga on tõusnud viimastel aastatel võrgutasud ja nähes, kui palju investeeringuid on vaja Eesti piirkonnas teha võrku, et pigem need maksud, tasud, see teine komponent elektri hinnast, need on olnud tõusuteel ja seal selles mõttes
et need hinnad kuidagi nüüd järsku langeksid, sellist asja pigem näha kindlasti ei ole. Mis elektri hind teeb, kui palju seda volatiilsust siin jätkub, et pigem ka vaadates, kui palju taastuvenergiat on meie turgudele tulnud, siis see volatiilsus jätkub, ehk seda volatiilsust enda kasuks pöörata, see võimalus on kindlasti nüüd olemas. Ja see päikeselahendus, see terviklahendus, see eluiga on küllaltki pikk, seal on ikka päikeselahenduste puhul täna räägime 30 aastast, akulahenduste eluiga jääb 15 aasta juurde, aga juba selle aja jooksul keskmised tasuvusajad ikkagi, olenevalt lahenduse suurusest, kui me räägime väikestest lahendustest, hakkavad seal 10 aastast, kui sinna panna veel kuni 10 aastat ja kui sinna panna veel investeeringu toetused sisse, siis räägime veel tänaste kalkulatsioonide pealt veelgi väiksematest tasuvusaegadest. Aga võttes arvesse, kuidas võrgutasud tõusevad, siis see teeb need lahendused, need investeeringud veelgi tasuvamaks. Aga nagu iga investeering, selles mõttes eile oli juba, või täna on juba mööda läinud, ehk eile oli õige aeg investeerida, ehk ei olegi nagu siin enam oodata midagi, lahenduste hinnad täna on väga optimaalses kohas, on erinevad toetusmeetmed eraklientidele võimalik saavutada, aga kindlasti toetusmeetmed, mis on ka suunatud rohkem terviklahendustele, on olnud ja tõenäoliselt tulemas, vaadates meie piirkonda ja ka teisi riike, meil kõrvas Lätis, Leedus just akulahenduste toetusmeetmeid, et saavutada rohkem sellist energia iseseisvust, olla kaitstud katkestuste vastu, et selliseid toetusmeetmed kindlasti, ma isiklikult arvan, et on ka lähiajal tulemas veel. Ja täpselt sealt see päikeselahenduste võiteväärtus tuleb. Ja siis minu slaid, mis hakkab siin või esitus hakkab lõppema, aga märksõnad, et päikesepaneelidesse investeerimine jätkuvalt tasub ennast ära, kuigi seal meedias on olnud sellist negatiivset kaja, aga tegelikult ei ole seal kunagi räägitud minu arust õigetest asjadest, et elektri hind on jätkuvalt kallis. Aga tõesti fookus on terviklahendusel, et seal saavutada veel mitmeid väärtusi, olla siis võrgukatkestuste korral kaitstud, mängida energiaturul veelgi tõhusamalt, pöörata see volatiilsus enda kasuks. Koos salvestuslahendustega me saame 365 päeva osaleda energiaturul, kui päikesepaneelid isegi ei tooda, jätkuvalt saame soodsat elektrit salvestada, kasutada siis, kui on kallim elekter võrgus. Et see on see väärtus on kindlasti seal olemas ja ma olen täiesti juba täna näeme, et uus buum just nende terviklahenduste osas on alganud. Mõned veel märksõnad, et üldehituste projektide puhul on juba kohustus ka päikesepaneele kaasata ehitusprojektidesse uute hoonete ehitamisel, et kindlasti ka meie, kui oleme valmis konsulteerima ka siis juba planeerimise hetkel, et projektidesse oleks siis planeeritud kõige kasumlikum lahendus kliendile, et oleks õiged asjad tähele pandud, ja ka meie kindlasti oma tööprojekti teeme tehnilise ja õige ja detailse sellise, et oleks kõige parem lahendus kliendile siis valmis ehitatud. Ja lõpuks see, et 20 minutiga võib-olla ei väga palju jõua anda, et tegemist on tehnilise nüansirohke asjaga, teenusega, aga meie siin Enefit spetsialistid kindlasti on valmis teid nõustama, et eesmärk just igale kliendile siis leida kõige parim selline tervik päikese ja salvestuslahendus. Nii, aitäh siis praegu ja vaatame äkki mõni küsimus ka tekkinud. Aitäh, Mikk, sisuka ja põhjaliku ülevaate eest. Et on tekkinud ka mõned küsimused, kindlasti mingid teemad oled sa üle juba käinud või läbi rääkinud, aga käime need kõik üheskoos uuesti üle, et siis saame kõikidele küsimusele vastused, mis on nüüd vastamata. Et võtame siit esimese küsimuse, et võib-olla et seesama, et kas paneelid on jätkuvalt majanduslikult põhjendatud, kui päiksepalisteliste tundide elektri hind on nullilähedane? Jällegi tuletan meelde, et kui me nendel nullilähedastel tundidel ikkagi kasutame seda toodetud energiat oma tarbeks, siis me säästame selle pealt, et me ei pea seda kallist võrgutasu maksma nendel tundidel. See sääst ei ole nii suur, kui sellel tunnil oleks ka reaalselt kallis elektri hind.
Aga täna jah, nagu ma esitlesin, et nende tarkade lahendustega me saame veel siis seda igat toodetud kilovatt-tundi väärindada selliselt, et ta säästaks meile kõige rohkem raha ja tooks võimalusel ka sisse reaalset rahalist võitu, et kui me müüme seda energiat tagasi võrku kallistel tundidel. Mul jäi ka sinu esitlusest kõlama nagu see, et sa ütlesid, et kogu selle aasta keskmine nullilähedaste hind võrku müügil oli ka ikkagist, või ta ei ole mitte nullilähedane, vaid keskmine võrku müümise hind päiksepaistel tundidel oli 70. Jah, see on reaalne päikesejaam, kus me vaatasimegi viimase 12 kuu igal tunnil toodetud kilovatt-tunni kogust. Vaatasime, mis oli sellel tunnil börsi hind, sealt siis saimegi siis selle säästu või selle nii-öelda väärtuse kokku. Jagasime siis selle toodetud kilovatt-tundidega, et sealt siis tulebki see 70. Et see on jätkuvalt kõrge, et jah, isegi kui on näiteks a la pühapäeval terve päev, päiksepaisteline päev, elektri hind enamusel ajal on mingi nulli lähedane, esmaspäeval järgmine päev jällegi on selline päev, kus paaril tunnil on see 400 või 500, et see volatiilsus on nii palju, et see viib selle keskmise ikkagi ülesse. Jah, aitäh sulle, Mikk, põhjuste eest. Nii, aga võtame järgmise küsimuse, et miks on jäänud kõlama, et päikese- ja salvestuslahendusi ei tohiks välja ehitada üldlehistusliku projekti raames? Et võib-olla siin saad täpsustada. Jah, et ma ütlen, et kindlasti soovitan võtta juba esimestel projekteerimistel arvesse kõiki neid, kas siis tulevikku või praegu juba planeeritavaid siis lahendusi, on siis elektriauto laadimispunkt, valmidus, päikesepaneelid, aku, et arvestada sellega üldehituse käigus, et saaks kulusid kokku hoida, aga arvestada ka sellega, et need teenused on üpriski nüansirohked, kus nendel teenuse pakkujatel on ikkagi väga suur kompetents tekkinud, et seal võiks juba arvestada siis konkreetse näiteks ikkagi selle osa tööprojektiga, et siis jah, ongi see, et kas üldehitajal lasta võtta ühendust või siis saame ka nagu nõustada, et mis nagu on need olulised asjad, mis peaks projekti täna kaasama. Aga nende lahenduste tööprojekt niikuinii tuleb ka väga detailne juba, mis on siis konkreetselt selle töömahu nagu kirjeldav osa. Jah, sest ma saan aru, et siin see kolmas osapool on juba siis see juhtimine nagu, et meil on seadmed ja siis tuleb veel juhtimine, et see tuleb ka sinna sisse kirjutada juba selle käigus nagu soovituslikult, et see peaks olemas olema juba. Muidu me saame lihtsalt seadmed. Ja, oluline on üldse neid energialahenduse planeerides täna juba alustada konsulteerimist omale spetsialistidega ja saada aru, et kas ainult on see kast, mis ma ostan, kas ma peaksin jälgima hinda või mis on tegelikult need olulised nüansid, mis mulle toovad kasu. Et kui ma ostan kõige soodsama kasti, mis mul ei hakka järgmine 15 aasta jooksul tegelikult teenima tulusus sellisel määral, nagu oleks võib-olla 2% kallim nii-öelda see kast valmis tegema, et siis see investeering on klient juba kaotanud. Ehk tuleb täis pilti vaadata, tuleb konsulteerida, aru saada, et kas on veel mingid peidetud võimalikud tulukohad, millega nagu teenida ja nii edasi, et näiteks salvestuslahenduste puhul ma ütlengi, et oluline on see, et teenusepakkuja oleks suuteline ja valmis seda välja ehitatud lahendust ka juhtima. Need on erinevad turud, energiaturud, kus on võimalik lisatulu kliendile teenida. Ja see ongi väga nagu oluline, et see pikaajaline kliendi ja siis teenusepakkuja koostöö, et seda võtta arvesse just, et see ei piirdu ainult lahenduse väljaehitamisega see koostöö. Aitäh sulle. Et võtame järgmise küsimuse. Milline peaks olema optimaalne tasuvusperiood päikeselahenduse puhul? Ja siin on teine küsimus veel. Kas salvesti lisamine pikendab seda? Salvesti lisamine muidugi suurendab investeeringu mahtu, aga kõik simulatsioonid ja praegused juba kogemused, et salvesti, kuigi investeeringu maht suureneb, siis iga-aastane tulusus suureneb ka ja tasuvusaeg ikkagi lüheneb. Ehk teeme suurema investeeringu, saavutame kiiremini tasuvuse ja kui justkui see punkt on saavutatud, see tasuvuse punkt, siis iga-aastane kasum on siis suurem võrreldes, kui oleks lihtsalt päikesejaam. Optimaalne tasuvusaeg sõltub lahenduse suurusest, kliendi tarbimisharjumusest, et jah, kahjuks selline natuke lai nagu vastus, aga tõesti need tasuvusajad, terviklahenduse tasuvusajad täna võivad jääda 4 aastast 10 aastani, et see oleneb jah sellest lahendust, aga vaatame üle kliendi personaalsed tunnitarbimise andmed, vaatame, milline oleks optimaalne lahendus, sealt näeme oma tarbija osakaalu, milline akulahendus oleks kõige mõistlikum ja siis sealt juba tulevad need tasuvuse numbrid. Ja siit meil tulebki viimane küsimus, see on umbes sama teemalaadne, et konkreetse hoone varustamine päiksepaneelidega, kas sellisel juhul toetate omapoolset eelkalkulatsiooniga, et saada ülevaade projekti põhjendatusest?
Kas sa saad korrata? Ja, et kui meil on olemas konkreetne hoone ja seda on vaja päiksepaneelid tahaksime sinna panna, et kas meie saaksime siis teha sinna selle eelkalkulatsiooni, et see oleks põhjendatud, et see olekski ideaalne, et täna kus me kõigepealt alustame, ongi see, et me võtame arvesse siis viimase 12 kuu näiteks tunni tarbimisandmed ja mida me ei tea tõesti võib-olla, mis on täpsed elektrihinnad järgneva 12 kuu jooksul, me teame, mis need olid viimased 12 kuud, et võtta see mineviku 12 kuud, mis see kõige lähiminevik meil, selle põhjal teha need arvutused, et milline oleks olnud võit viimase 12 kuu tarbimis, tootmis ja siis elektrihindade andmetel, siis selle põhjal me saamegi täna nagu kõige täpsema võib-olla sellise tasuvuse kalkulatsioonid, et sealt saame juba edasi siis planeerida, et millised on võimalikud tulevikustsenaariumid, et kuidas need elektrihinnad võivad mõjutada järgnevatel aastatel siis seda tasuvust, kui me just võtame baasiks selle viimase 12 kuu siis tasuvuse numbri. Aitäh põhjaliku ülevaatest, Mikk, et sellega on ka küsimused läbi ja isiklikult ma tegelikult soovitan kõigil, kellel on mingisugune projekt plaanis, et meiega siis ühendust võtta ja saab ka otse Mikult saata ja siis tema juba saadab meie maja siselt edasi vastavatele spetsialistidele.